Kristiine Meilen, palju õnne, milline revanš Soome vastu on võetud? 0-2 jäite kaotusse ju tundus, et võib-olla täna ei ole Eesti koondise päev, aga 3 järgmist geimi võitsid juba väga kindlalt. Esiteks ma küsin, millal üldse viimati Eesti nii stabiilselt järjest 3 geimi suutis mängida, on sul meeles? Ei oskagi öelda, ma arvan, et järjest ei teagi, et eelmine aasta oli EM ja siis enne seda olid meil need valikmängud, et seal ka pigem järjest me ei oska mängida, aga jah, ma ei teagi, kuidas see pööre nagu tuli, et okei, ta tegi mõned vahetused, aga samas ikkagi meil ei olnud ju päris kõik põhivennad sees, et selles suhtes mul on väga hea meel näiteks Kadi Kullergann üle, et ta näitas tõesti, et meil on Kertu, et isegi on Kertul halb päev, siis on alati keegi, kes nagu saab vahetusest tulla ja minust väga tublid tüdrukud. Mida Lorenzo Michelli teile täna rääkis või mis selle võidu alus võis olla, millised need suunised olid? Ega ta midagi uut ei rääkinud võrreldes eilsega, et lihtsalt ütleski, et me peame nagu võitlema ja eks siin mõnel tüdrukul oli võib-olla individuaalne miiting, nimest ei hakka nimetama, aga jah, lihtsalt, et ütleski, me vaatasime videot, ütleski, et ta ei lähe sinna nii-öelda väga detailidesse, et oli nagu nii palju asju, mida me peaks parandama, mida me tavaliselt teeme trennis, et lihtsalt kui saaks need asjad praegu paika, mida me nagu oleme kõik need terve suve nagu teinud, et siis ta ütles, et tal ei ole kahtluski, et me nagu võidame. Sina olid üks nendest mängijatest, kes ikkagi Murrangu aitas mängu tuua, 12 punkti pluss 10. Kuidas sa ennast väljakul tundsid? Väga palju paremini kui eile. Et eile, ma ei tea, tunne oli nagu enne hea, aga ei olnud üldse enesekindlust ja tegin palju vigu ja siis jah, eks meil oligi nagu pidime natuke arutama ja mul oli natukene vaja sükest, keegi natuke võib-olla näpistaks, et jah, meil oli jutuajamine ja täna et kui ma lähen mängu, siis lähen lihtsalt panema julgelt ja tuli välja ja nüüd kindlasti nagu palju-palju parem tunne ja eks näis, mis homme saab. Nii et nimesid nimetamata olid sina üks mängija, kellega treener pärast eilset kohtumist rääkis? Nimest nimetamata olin küll. Selge, Kristiine, ma pikemalt ei tülita sind, aitäh sulle ja palju edu homseks! Aitäh!